Loomaarst taskus. Saadet lemmikloomade tervisest toetab Tiina Toometi kliinik. Tere! Te kuulate podcasti Loomaarst taskus. Mina olen Tiina Toomet ja minu vastas istub kolleeg Triin Abel. Tere, Triin! Tere, Tiina! Ma tahaks natuke ise kõigepealt rääkida, siis lasen sind. Ma lihtsalt mõtlesin, et kust on minu esimesed mälestused, mis on seotud sinuga. Ja ma mõtlesin välja, et sinu nimi käis sinu ees. Et nüüd sa võid mind korrigeerida, võib-olla mul on kõik täitsa valesti meeles, aga igatahes ma mäletan, et keegi sinu kursusekaaslastest, ma tean, et sul on 2 kursust olnud, kellega sa koos oled õppinud, tuli ja rääkis ühest tüdrukust, kes on õppinud Ameerikas. Ja see oli tol ajal nii suur asi, et ma ikka mul jäi kohe su nimi meelde ja ma mõtlesin, et seda tüdrukut, kes on õppinud Ameerikas, seda tahan ma küll oma silmaga näha. Ja ega see oli ikkagi suur asi tol ajal. Aasta oli, mis see oli, 1900? 93-94. No see oli ikka täitsa kuule. Ameerikasse said ainult väga-väga erilised inimesed. Ja sa oledki eriline inimene. No tol hetkel ma ennast väga erilisena ei tundunud ja mulle tundus see pigem siukse, ma ei tea, sülle kukkumisena, sest mul ei olnud see Ameerikasse minek mitte kunagi mingisugune eesmärk olnud. Ma lihtsalt lugesin seina pealt kirja, et on võimalik minna ja hinnata oma inglise keele oskust. Kuna ma lihtsalt huvi pärast tahtsin seda teada, siis oli võimalik minna tegema TOEFL testi, mis siis on rahvusvaheliselt hinnatud. Ja kui ma siis sain teada, et tulge siis veel, teiega tuleb rääkima üks rahvusvaheline ülikoolide koordinaator, et paremad saavad siis Ameerikasse ülikooli, siis ma tutvutasin kõigepealt naerma, et lähme vaatame, mis ta räägib. Aga siis veel ei mõelnud, et mingi Ameerika kuskilt tulemas on, aga siis juba selle intervjuu käigus tundus niimoodi, et oot, kas nüüd hakkabki niimoodi olema ja lähebki täide ja läks. Sa olid siis 4. kursusel? See oli pärast 4. kursust, jah. No ma arvan, et see võis olla ikka täiega šokk sinna Ameerikasse sattumine, seepärast, et kui mina sattusin 89. Soome, Eesti väikelooma veterinaariast, siis juba see oli imelugu, aga ma ei kujuta ette, mis siis nagu see Ameerika veel. Kusjuures ma vist Soomes ei olnud siis käinud. Nojah, sa läksidki kohe Ameerikasse. Aga tegelikult ma tahaks alustada hoopis sinu lapsepõlvekodust ja loomadest. Et kust tuleb see selline, võin ikka öelda, et ikka väga-väga suur loomaarmastus? No Nõmme tüdrukuna, nagu sa isegi võid arvata. Olin ka Nõmme tüdrukunagi. Oli loodus ümberringi kogu aeg. Suur aed ja kuna minu õde ja vend on minust tükkmaad vanemad, siis ma põhimõtteliselt kasvasin üksinda vanaema seltsis. Ja ümberringi minu vanuseid lapsi ka ei olnud ja siis ma müttasin seal õues ringi ja minu kõige suurem kaaslane oli tol ajal meie mustu. Siuke, meie rääkisime tol ajal, et nagu mini-njufa, et siuke must koer. Tema oli küll kahjuks selles mõttes ainult õues ja minu ema oli raudselt vastu, et koer tuppa ei tule. See oli tol aegne tavaline praktika ju. Täitsa tavaline. Ja nii ma seal õues siis vaatasin ringi, meil oli ka maakodu, seal oli ka avastamist, putukaid, küll olen mina neid purgis üles kasvatanud, neid tõukudusid liblikateks ja iirtepesadest iirepoegi üritanud üles kasvatada. Ma ei tea, meile pere on olnud kogu aeg siuke hästi loomasõbralik ja hästi suur traditsioon, mille ajal keegi praktiliselt hingata ei tohtinud, oli Soome televisioonist Elävä luonto sari, mida me alati vaatasime. See oli siis erinevatest loomadest, loomaliikidest, kooslustest, millest iganes. Ja nii see läks. No kas sina oleks võib-olla olnud loogiline hoopis bioloogia? Kuidas sinu elukutse valik toimus? Kusjuures keskkoolis tollal mina just mõtlesin lõpuklassis, et issand jumal, et kuidas on suutud enne mind kõik inimesed otsustada, mida nad edasi peavad tegema.
Ma tegelikult valmistusin spordimeditsiini minema õppima. Et tollal oli eelistatud arstiteaduskonda vastu võetud need üliõpilased, kellel on olnud 2 aastat töökogemust. Nii ma läksin siis 10. klassis haiglasse sanitariks kooli kõrvalt. Meil oli neid päris palju tegelikult klassis, kes käisid kuskil sanitariks. Ja paljudest neist on saanud ka arstid. Aga minu otsus sai tehtud kevadisel lahtistuste päevadel, kus läksin Tartusse ja vaatasin ja kuulasin ära selle, kuidas rääkis meiega tollane veterinaaria teaduskonna dekaan Aadu Kolk, kes pöördus meie poole kui noortel kolleegide poole, rääkis rahulikult ja selgitas, mis võimalused kõik on ja ei teinud seal mingit siukest asja lillelisemaks ega ilusamaks. Ja siis järgmisel päeval ma läksin ülikooli arstiteaduskonna lahtistuste päevadele, kus oli siukene eakam naisterahvas, kes rääkis, esiteks oli saal täis, ma väga vabandan, ma ei mõtle prillidest kunagi halvasti. Üks prillipapa istus su vastas. Ja ma isegi kannan prille vajadusel, aga see oli täis prillidega pikapatsilisi tüdrukuid, kes nägid välja, nagu nad oleksid just ainult korraks nina raamatust tõstnud. Ja tädi ees rääkis, kuidas oi, teie lapsed olete kõik nii noored ja et kui te kõik tulete siia õppima, meil on nii raske ja et meil on küll ka laulukoor ja tantsuansambel, aga ega teie neis osaleda ei jõua, et õppima peab palju. Ja siis ma mõtlesin, et äkki saab nüüd varsti see asi läbi ja ma saan nagu siis minna ära siit ja ma ei tule siia kunagi tagasi. Nii et see sai otsustavaks veterinaaria valikul? Jah. No ma saan aru, et ega sa ei kahetse? Ei. Väga tore. Aga nüüd on sul selline huvitav töökoht, sest sa olid ju tõesti väga-väga pikalt Tallinna ühe vanema loomakliiniku, siis mis nimed tal iganes on olnud, Västrikul, no vist ongi Västriku ikka põhiliselt olnud. Vahepeal oli vist Tallinna ka või? Jah, on teda tuntud. Aga no Västriku antakse, et sa olid seal väga kaua tööl, no peaaegu 30 aastat vist. 28. No see on ikka juba pikk aeg. Ja nüüd oled sa siis Tallinnas seal Paljasaares asuva ja maksin mõtlen Paljasaares asuva varjupaiga loomaarst. Kaua sa seal nüüd oled olnud juba? Kohe saab 3 aastat. See on aega läheb ruttu. Kuidas, ütle mulle nagu paari sõnaga, kuidas see erineb tavaliselt loomakliiniku arstitööst? Ma saan aru, et see erineb, aga mis need põhierinevused on? Väga palju erineb. Esiteks see, et ma nüüd vabandan kõigi loomaomanike ees, kes tulevad kliinikusse. Aga ma ei pea seal mängima sükest tilulilu loomaomaniku ees, kui ma tegelen loomaga. Ma ei pea rääkima, loomulikult ma räägin loomadega, sest ma pean nendega kontakti saama, ma pean võimalikult nende tähelepanu saama protseduuridest kõrvale. Loomulikult ma räägin nendega, ma silitan neid, ma kallistan neid, ma musitan neid nii palju kui võimalik. Aga ma ei pea rääkima seda, et oi, et nii, nüüd ma teen seda ja nüüd teeme seda ja et võib-olla me peaksime seda tegema ja nii edasi. Ma saan mul on väga head abilised, kes teavad juba praegusel ajal poole sõna pealt, mida me võiksime teha, me saame selle asja kõik läbi arutada. Et ma ei pea näitlema. Ma ütlen välja täpselt seda, nagu ma arvan. Me räägime seda nii, nagu on. Ja no natukene kindlasti piirab see rahaline pool. Ma olen tegelikult alati olnud mul on räägitud, et see ei ole sinu asi vaadata, kui palju omanikul raha on, aga ma olen üritanud seda ikkagi nagu võtta ennast panna selle omaniku rolli, et kas ja nii edasi, samas ka looma rolli, et kas on nagu õige panna seda looma mingit kallist protseduuri läbi elama ja looma omaniku selle eest maksma, kui see tegelikult ei anna meile tulemusena mitte midagi. Aga see peaks olema üleüldine veterinaaria põhimõte.
vähemalt meie oleme selle järgi ju kunagi õppinud, et hea kolleeg Mõtsküla alati ütles, et igat uut uuringut tehes mõtle, mida see muudab sinu edasises käitumises. Ja kui see ei muuda, siis ärme tee. Aga no see selleks. Mulle tundub, et sa oled suutnud siis nüüd täita selle veterinaariat õppima läinud inimeste unistusest. Väga paljud ju on öelnud, et miks sa läksid sellepärast, et ma väga ei saa hakkama inimestega, et ma armastan loomi ja siis tegelikult kliinikus töötades saad aru, et 80% sinu tööst on töö inimesega ja 20% ainult loomaga, et sinul on siis nüüd praktiliselt 100% loomaga, eks ole ju? Ja ma õnneks kuulen neid, loomulikult ma kuulen neid lugusid nii palju, kui meieni jõuab, mis nende loomade taga on ja kust nad tulevad. Selles mõttes, et ma ei saa öelda, et viha, aga jälestus inimeste vastu on minus endiselt säilinud. Aga ma tõepoolest, kui ma kliinikus töötades 2/3 omanikest oleks tahtnud selle looma lihtsalt ära võtta põhjusega, et ma näen, et kuidas ta ei mõista oma looma, kuidas ta ei ole seda looma väärt ja kuidas ta ei saa selle loomaga tegelikult kontakti ja et see loom tegelikult kas kardab teda või ei võta teda kui võrdse partnerina. Et siis nüüd see osa jääb mul ära. Et see on see, mis tegelikult väga kulutab. Jah, muidugi. Ja ühest küljest mul tuli kohe mõte, et sul jääb anamnees ehk siis eellugu poolikuks, kui omanikku ei ole, aga teisest küljest ega omanikud teinekord ka ajavad meile igasugust pada, nii et vahel on isegi parem, kui sa ei tea, nii et eks see on selline kahe otsaga asi. Teil ei olnud varjupaigas vahepeal ühtegi koera. Ma ei tea, praeguse seisuga ma tegelikult vaatasin sealt kodulehelt, ma käin seal kodulehel hästi palju ja mul on alati tohutult hea meel, kui keegi sealt on kodu leidnud. Aga ma ei tea, kuidas see seis siis praegu on, et tundub. Meil on 3 koera eilse õhtu seisuga. Aha, okei. Ja need on siis eile ilmselt või millalgi lähipäevadel püütud? Nad on nüüd, ühesõnaga viimase nädala jooksul äkki, jah. No siis tekib kohe küsimus, et kuidas selle seisu saavutati, sellepärast, et millegipärast on looma armastajate hulgast, ma täiesti usun, et need inimesed armastavad loomi. On selliseid inimesi, kes millegipärast ei armasta varjupaikade MTÜ-d ja kogu aeg käib selline tegelikult on see laim ja vale levitamine, et kui sinna nüüd loom satub, et siis on 14 päeva ja kõik. Et äkki saaks nüüd siin ka selle kohta midagi öelda, et seda natukene nagu, kuidas öelda, seda vale levikut takistada? No kõigepealt me ei pannud kõiki koeri magama selleks, et saada 0 seisu koertes. Koerad läksid kodudesse. Kahjuks üks neist ühena viimastest koju läinutest on meil tagasi juba mitmes kord. No see on erilugu. Aga see, et pannakse 14 päeva pärast kõik magama, see on nagu väga valus kuulda ja selles mõttes, et kui nüüd inimesed teaksid, kuidas ja mismoodi tegelikult varjupaiga töötajad elavad kaasa kõikidele nendele loomadele, kes varjupaika satuvad ja kuidas nad elavad kaasa kodu otsimistele ja proovimistele nii-öelda, et tihtipeale ju käiakse looma mitu korda vaatamas ja siis ikkagi otsustatakse, et nad ei võta seda looma. Mis minu jaoks on nagu kõige parem otsus, kui sa juba sellel hetkel hakkad kahtlema. Siis ma võtan mütsi maha nende inimeste ees, nad on väga tublid. Ma arvan, et ma selle aja jooksul olen pannud magama no ütleme mingi kokku võib-olla 4-5 koera, aga nende hulgas on kindlasti need, kelle ma oleksin magama pannud ka kliinikus. Lihtsalt vana koer, suur, raske, kes enam liikuda ei saa. No, et see on ju tema elu lõpp ja tore, et ta ei pea surema valudes, vaid just uinub. Eks ole, ja selles mõttes ta oli hoitud ja armastatud eluajal. Paraku nagu paljudega juhtub, et vana inimene viidi hooldushaiglasse ja ta pidi koerast loobuma. Koer oli vähemalt sama vana ja meil oli ta ka päris mitu kuud,
aitasime ta selles mõttes jalule ja teda olla ja liikuda. Me vist ei reklaaminudki teda välja, sest ütleme niimoodi, et selliseid inimesi, kes võtaks endale koera koju surema, neid paraku ei ole. Võib-olla hoiavad ka enda vaimset tervist natuke, see on ju nii kindlasti. raske. Ja ühe koera olen pannud magama sellepärast, et temaga ei saanud mitte keegi hakkama. Aga see tähendab ka, et tal oli väga halb olla. Ja see oli stress nii temale kui kõigile nendele. Temaga prooviti, kusjuures sellega oli selline asi, et see koer leiti jooksmas ringi niimoodi, et tal oli europass kaelarihma külge seotud. No jah, ilmselgelt oli temast siis loobutud. Aga väga julma loel, ma ütleksin. See on minu meelest nagu erakordne julmus, sest et mina võin aru saada sellest, et elus võib tulla ette igasuguseid asju ja sa peadki oma loomast loobuma. Ja kui sa ei leia talle uut kodu, võib-olla ta on selline, kes ei harjugi kunagi kellegagi, võib-olla ta ongi selline loom, siis võta oma südarindu, ole mehine, mine taga loomakliinikusse, lase ta magama panna. See koer või kass usaldab sind. See on ainult üks süst. Tema viimane hetk on see, et ta on oma peremehe, perenaise süles. See minu meelest ei ole üldse võrreldav selle õudusega, mis toimub selle looma hinges, kui ta on kusagile visatud, jäetud. Visatud, jäetud. Ja siis ta peab hakkama harjuma järgmiste inimestega. Ja ei harju võib-olla. Ja ei harjunudki. Ja. Ma tean, see inimene, kes ta leidis ja võttis enda juurde. Ta oli olnud seal umbes nädal vist ja see inimene tõi meile ta nuttes, et ta ei saa hakkama, kuna koer minu meelest ründas ta last või midagi. Ja see koer oli tõepoolest niimoodi, et ta oli ninu, võta mind sülle, tee mulle pai ja tee kõike. Aga sel hetkel, kui me võtsime välja, meil on vaja kõik loomad üle vaadata, kui nad sisse tulevad, et nähtavaid vigastusi, haigusi ja selles mõttes, kas tal on kohe mingit abi vaja. Sel hetkel, kui ma ei mäleta, kas ma võtsin suukorvi või hakkasin talle rihma kaela panema, siis käis nagu plaks ja sellest koerast tekkis fuuria, kes lendas ainult ringi hambaid laksutades. Ja ta oli meil päris kaua, meil üritasime panna ta ka natukese rahusti peale, et võtsime kasutusele kõik meditsiinilised vahendid, et aidata tal sellest asjast välja tulla ja harjuda ja edasi, aga ta ei muutunudki. Ja see on tohutu vastutus, sellist looma sa ei saa kellegi anda, eks ole ju. Ja ja see selleks, aga minu põhiargument on see, et ta ise kannatas ilmselt. Jah, ega tal ei ole, ma arvan ka, et tal ei ole nagu inimene paanika hoos. Jah, et tal ei ole ka, ma arvan, kerge seda otsust teha, et ma nüüd ründan sind. Ja. Aga ütle mulle sellega seoses need vanakesed, kes tulevad kodust, ütleme tõesti, omanik on kas ära surnud või läinud haiglasse, hooldekodusse. Mul on alati süda valutab rohkem nende pärast ja ka eriti kasside pärast, sest et tal on nagu olnud nii rutiinne oma elu. Ja nüüd ta satub ju, tegelikult see ikkagi on nagu natukene noortekoloonia või hoolduslaager. Mitte üldse halva pärast ma ei taha öelda, sest ma olen ju käinud teie varjupaigas ja ma tean, et seal on ikkagi tingimused on nagu väga kenad, nii mis varjupaigas olla saavad. Aga ta on ikkagi varjupaik. Seal ei ole seda sinu oma inimest, seal ei ole seda sinu tugitooli, seal on teiste loomade hääled. Et kuidas nad üldse hakkama saavad? Sest minu jaoks on see, et kui te püüate tänavalt koera ja päästad teda ära, siis mulle tundub, et siis on jube hästi, sest et see loom sai nagu paremasse kohta kohe. Aga kui ta tuuakse kodust, siis mul on alati selline tunne, et kuidas nad üldse nagu, see on lihtsalt väga individuaalne, aga oskad sa mulle natuke seda kirjeldada? Loomulikult need tänava päris koeri meil, ütleme ausalt, väga ei ole Tallinnas. Vahel mõni jookseb, aga tavaliselt on tal ikkagi mingi kodu, kus ta kas regulaarselt väljas käib või nii edasi. Meil on ju olemas siin legendaarsed linnaosade koerad, kes, see on see. Ja on ka neid, kes on meil käinud korduvalt ja siis on jälle tagasi viidud. Ja loomulikult, et ma ei tea, ma oskan nagu paremini lugeda võib-olla koeri
ja need, kes on nagu, nad mingisugusel hetkel ikkagi võtavad kuskil võib võtta paar päeva aega, võib võtta nädal aega. See, kui ta hakkab mõnda inimest siis meil usaldama ja niimoodi ja näiteks praegult meil on ka üks koer, kelle juures lihtsalt ka mina käin puuris lihtsalt istumas. Me teeme koos oma keeleharjutusi selles mõttes, et hollandi keel saab varsti ka temale selgeks, sest oluline on ju see, et ma oleksin tema juures, ma räägin talle rahulikult ja ma räägin aeg-ajalt, kui hea ja tubli tema on, kusjuures selle peale lähevad kõrvad kikki ja ta vaatab nagu otsa, aga üldjuhul ta on hetkel veel nii kinni omades ja ta on hästi raske põhjusega meile ka tulnud ja me ei ole päris kindel, kas ta saab sinna tagasi minna. Tegemist on väikse koeraga ja väga armsa koeraga, aga ta on praegult nii omades kinni, et tal on see oma pesa, ta selline kedagi ligi ei lase. Kui keegi tema individuaalsesse ruumi siseneb, siis ta ainukene asi, mis oskab teha, on see, et ta ründab. Ta ei taha seda kindlasti teha, aga ta peab seda tegema, sest et jätke mind rahule ja te ei jäta mind rahule. Tal on lihtsalt nii negatiivne kogemus selja taga ilmselt minevikust. Tal võib olla minevikust või ta lihtsalt või teine variant, et ta on olnudki kogu aeg siuke sülekoer ja tal ei ole seda süle praegult. Aha, no jah, see on teine võimalus, jah. Sest ta on olnud siuke, vähemalt siuke emotsionaalse toe koer. Kui tal on nii suur mure näiteks praegult oma hoolitsetava ees. Keda ei ole seal. Jah, et ma pigem tõlgendaksin seda niimoodi. Ja me käime kõik seal niimoodi istumas. Ta õnneks on hakanud sööma vähehaaval. Tal on suht kena siuke pekikiht on naha all, et selles osas ei ole nagu hull. Me oleme saanud ta maiuseid sööma ja me oleme saanud niimoodi, et ta käib vähemalt pissil üle päeva minu meelest. Käis praegult. Ja ülejäänud aja ta istubki seal oma pesas ja ootab ja igatseb. See on minu mõist, see on nii hirmus, et see on minu mõist isegi nagu füüsilistest valudest nagu hirmsab, sest et meil on juba tänapäeval nagu see valuõpetus on ja see, mida me teha saame, on nii kaugele arenenud, et me saame selle füüsilise valu ju loomadelt ära võtta. Aga seda, neid psüühilisi kannatusi, me isegi ei kujuta ette hästi, sest inimesena, eks ole, sa ju räägiks talle, mis juhtus. No me räägimegi. Aga mida ta sellest nagu aru saab. Ma saan aru, et tema puhul on võib-olla mingi võimalus, et ta taastub vana olukord. Võimalik vähemalt see, et keegi sellest pereringist äkki tegeleb semaga. No jah, seal peres on praegult nii palju muid muresid, et kuigi ma ei kujuta ette, kui mul oleks, mina ja sina ei kujuta ette. Ei muidugi, jah. Et seda tõesti on raske ette kujutada, et sa kuidagi oma looma, oma perekonnaliikme oled sunnitud hülgama ja mis on nagu kurb ja millest ma tahtsin ka rääkida, et nad ikkagi tihtipeale ei kohane, sest et need ringiga tagasi tulevad loomad. Ma saan aru, et te teete päris korraliku sellise taustauuringu inimeste suhtes, kes võtavad loomi ja nagu sa ütlesid, et osad õnneks taipavad, et see ei olegi tema hingeloom. Aga ikka juhtub neid asju, et need tuuakse tagasi. Kusjuures muidugi jälle jumal tänatud too siis pigem tagasi, kui et seda kuskile metsa viide, eks ju. Ma ei tea, kas neid kasse te leiate, koerte puhul vist ei ole nii, et leitakse ja siis pärast tuleb välja, et on varjupaigas kiibitud, et kas selliseid juhtumeid on või? Õnneks ma ei tea siukseid. Ei tea, jah. Et siis on ikka hästi, hästi valitud need uued omanikud. No, ütleme niimoodi, et selles mõttes on aeg-ajalt ikkagi leitudki mõni loom kuskilt. Ja mõni lihtsalt kaob. Jah. Aga ma mõtlen, et lausa oleks hüljatud kusagile, et selliseid lugusid sulle tule meelde. No ju neid on, aga hetkel ei tule nagu pähe. Aga koeri kuna ma ütlen, ma jälgin teie lehekülge, siis ma vahetavahel näen, et üks hetk leidis kodu, järgmine hetk ma näen tema pilti, otsib kodu. Et kuidas niisugused asjad juhtuvad? No näiteks ma tean, et
Viimane juhtum on see, ma ei hakka nimesid nimetama ja tegelikult ma jällegi väga austan seda pere. Sellepärast, et ta tõi selle looma tagasi, mis ei ole nagu looma suhtes muidugi meie, kes me näeme seda looma, kes seda, kuidas ta tagasi tulles ennast tundis, ta oli ikka päris mitu päeva siuke lössis, nössis ja väga solvunud ja niuksus, et saaks kuskile tagasi sinna, kus ma nüüd vahepeal olin. Aga tõesti pigem, et tooge ta tagasi, mitte et ärge hakake nagu meil kõigil on siukseid asju, et me hindame ennast üle vaheb ja see lihtsalt oli see asi, et ta ei olnud nõus kõigi pereliikmetega. See koer, jah? Jah. Et ta leidis endale väga hea pereliikme ja sai sellega väga hästi läbi. Aga kuna seal oli tegemist siukse nii-öelda kärgperega, siis osa sellest kärjest ei saanud selle loomaga hakkama. Ja selles osas jälle väga raske juhtum. Samas see koer tuli meile tagasi juba teist korda, ta on tõesti väga, väga raske minevikuga, sest ta on meile tulles oli ta suhteliselt siuke 4-5 kuune kutsikas, kes oli juba üle elanud mingi trauma, nii et tal oli reiluu ja vaagnaluud vist puruks. Need operatsioonid said kõik tehtud, ta sai taastatud, me võimlesime temaga, käisime võilmas, massaažis, me tegeleme temaga, ta on väga õppimisvõimeline, ta on tõepoolest, kui vaatad, ta on nagu istub nagu teenistuskoer ja vaatab sul otsa, et teeme midagi, anna mulle järgmine kesk. Samas on ta selline, et ta mingi hetk ütleb, et ma enam ei viitsi ja siis ta võtab ja siis ta võib selles mõttes nagu, ta võib uriseda, ta võib naksata, aga selles mõttes, et tema ka mängu naksamine on vahest valu, sest on suhteliselt suur koer. Ja sellist asja võib soovi korral tõlgendada, kuidas iganes, et temast lahti saada. Yeah. Et tema see magusam aeg tema sotsialiseerimiseks ilmselt kulus siis tänaval ja operatsioonidel hiljem. Et eks see ka annab ju tunda, et ta ei saanud elust neid vajalikke kogemusi, mida tegelikult üks kutsikas peaks saama. Nii et kui teda nüüd keegi tahaks võtta, siis see esiteks võiks olla üksik inimene ja selline, kes laseb tal olla. Võt see on just ka tähtis, et koertel tihti peale enam ei lasta olla. Koerad peavad kinno kaasa minema ja kohvikusse ja peavad suutma teiste koertega väga lähestikku olema. Sellist asju, sinu mustu oli, eks ole, oma aias. Minul olid küll sellised koerad, kellega ma jalutasin, aga see koerte kontsentratsioon oli palju väiksem ja nõudmised koertele olid ju palju väiksemad. Nii et tänapäeval tahetakse neist võib-olla natuke liiga palju saada, mul on siuke tunne. Samas selle sama koera puhul oli see, et omanik rääkis, see vahepealne omanik, et ma jalutan temaga 5 ja 10 kilomeetrit ja ta ikka ei väsi ära. Selles mõttes, et aga ta tahabki nii palju tegemist ja tegelemist, et just see, et me võime ta küll füüsiliselt ära väsitada, aga selles mõttes, et ta tahab ka ajule tegevust. Ja see on umbes seesama, et ma viskan talle pool tundi palli, aga tegeväsi ära tegelikult arvestamata, et see roppis ajab teda, nagu öeldakse, energilisemaks, et tal on ajutööd vaja. Aga kassid, näiteks ma olen tükk aega mõelnud, et ma võiks võtta, ma vaatan neid õnnetuid, just eriti jälle, kui on äsja kodu kaotanud, et ta ei peaks varjupaika minema, et ma võiks ta ju enda juurde võtta, eks ju. Aga mul on üks kass. Ja siis see mõte, et ma selle, ega ma oma kassi siis muidugi ära jään, aga et kuna ta ei sobi, et ma pean selle õnnetuguse jälle kuskile tagasi viima. See on minu jaoks väga hirmutav. Ütleme, et me ju kunagi ei tea, kuidas kass konkreetsesse uude kassi üldse suhtub. Just. Et kassil ja kassil on kindlasti vahe, et neil on ka kindlasti omad sümpaatiad ja kellega
kui meil on teada, et kass teisi kassi üldse ei salli, eks ole, no siis ei ole juttugi, aga võib-olla ta ühe kassiga lepiks, teisega mitte. Et seda paraku ei saa ju kunagi teada ilma, kui sa ei proovi. Ja. Aga selleks niimoodi looma solgutada, no, see on nagu väga raske. Ja. Et muidugi üldse, kass on suhteliselt niisugune nagu kodusem ja selles, et temal nagu varjupaigas, kas tõesti, nagu sa ütled, et on need võõrad hääled ja inimesed ja hoopis teised tingimused, kui tal seal võib kodus. Et see on üks stress, et need kassid tegelikult kuidagi tavaliselt ikkagi lepivad uute olukordadega, aga üks asi on veel siis need nii-öelda kolooniakassid, keda me siis nüüd püüame ja ütleme ausalt, niisugust kassi nüüd kellelegi koju üle anda, temast kassi nii-öelda kodukassi kasvatada, see on ikkagi praktiliselt võimatu, 99%. Et meil ei ole nii palju neid lautasid ka Eestimaal, kuhu anda laudakassiks, et las ta siis olla seal, et saab sooja piima ja hoib ise oma hiiri ja nii edasi. Peaasi, et oleks lõigatud ja ei paljuneks, eks ju. Just, et selles osas ma oleksin nagu väga selle poolt, et nagu on osades riikides, et püüa kinni, steriliseeri ja lase sinna samma lahti. Need haigused, mis selles nii-öelda koloonias on, need tegelikult ju natukene limiteerivad ise seda asja. Et ja tavaliselt need haigused ei levi ka nagu rohkem kui need selles samas koloonias, et nad on ju väga piirkondlikud selles mõttes, et nad katsu võõrast kassi kuskile võõrale territooriumile vanna, ta saab seal peksa ja lüüaks oma maa peale tagasi. Aga need, kes varjupaika satuvad, kuidas see umbes protsentuaalselt on, et kui palju on selliseid, kelle puhul sa saad aru, et see on kolooniakass, et seda tegelikult keegi ei otsigi ja palju siis on neid, kes on leidsin Mustamäelt, leidsin Lasnamäelt, need eksinud kodukasse või siis ka mõned on võib-olla ka kahjuks välja visatud, et kuidas need umbes see proportsioon oskad sa öelda, palju neid on teil? Ma ei oska seda statistikat kindlasti öelda, aga väga palju on selliseid loomi, kelle puhul sa nagu vaatad, et see ei ole võimalik, et seda looma keegi ei otsi. Sellepärast, et nad on sõbrad, nad tahavad pai, hea küll, osad kassid on sellised, kass on kass. Kui ta ütleb, et tee mulle pai, tee mulle 8 korda pai, aga 9 kord ei, ma olen sul käpaga. Et see on nagu nii kass kui kass, et kass ongi selline. Aga see on näha, et ta otsib seda inimese kontakti, ta tahab seal olla. Aga ja sellist looma siis, ja kui sa siis lähed sinna kassi puuri juurde, kui ta on veel meil karantiinis, siis ta tuleb kas või läbi puuri varbade ja üritab sulle igat moodi vastu sind ennast tõõruda. Et sellised kassid õnneks leiavad tavaliselt kodu ja nad oskavad ennast müüa ka seal nii-öelda vabapidamistoas, kuhu nad lähevad pärast karantiini ja kuhu me siis saame leppida kokku külastusi. Et need on need, kes siis peavad ennast maha müüma, et tulevad ja ütlevad, et võta mind. Nii et selline sõbralik kass tegelikult täna ei leia, homme ei leia, mingil hetkel leiab, et teil ei ole ju mingit põhjust neid sõbralikke terveid kasse seal ju maha panna. Ma ei tea juhust, et võib-olla mõni on käinud või olnud meil aasta, aga mingit siukest juttu, et on juba 3 aastat oma kodu oodanud. Ma ei tea. Meil nagu ei ole siukest asja. Kusjuures samas, mis on... Ma tean seda, et Tallinnas liigub paremini. Ma ei tea, kas siis on tõesti ainult asi selles, et meie administraatorid ja nii-öelda reklaami näod suudavad paremat reklaami teha. Aga kui meil on nagu vähem kasse olnud näiteks, siis meil on tulnud näiteks, tulid meile Valga kassid, kui Valga varjupaik kinni pandi, on toodud meile Saaremaalt ja nad on kõik kodud leidnud.
noh, Tallinnas esiteks ju elab pool Eesti rahvastikust praktiliselt, pluss ma arvan, et siin ei ole enam, kus sa selle kassi võtad, noh, siin ei ole enam õnneks seda tädi, kes neid kasse paljundab, eks ole, maal võib-olla veel kellelgi on kuskil naabertalus on pojad, et nad võtavad sealt. Kui palju sa loodad, mina väga loodan, aga kui palju sina loodad, et kui tuleb see kohustuslik kasside kiipimine, registreerimine, et asi läheb paremaks? Väga loodan, aga samas noh, ma olen niisugune parandamatu realist. Et ma ei tea, kui inimesed ära tabavad nüüd selle, et kui ta on nüüd kiibistatud ja kiibiga seotud on selle inimese andmed, siis nad ei saa seda looma lihtsalt niimoodi välja visata. Nii. Lihtsalt kuskile siia samma. Et kas nad ei hakka siis rohkem metsa viima, jõbke. No ja aga samas siiamaani ei ole kaasanud ju selle hülgamisega meil mingid karistusi. Et kui teil näiteks tuleb teil kiibiga kass või koer, omanik ütleb, et ma ei taha teda enam, mis sanktsioonid selle kaasnevad? Midagi ei kaasne minu mõelest. Midagi ei kaasne, meil on praegult üks koer selline, kes meile toodi, omanikud ütlevad, et me ei taha teda. Ja. Tegelikult peaks olema ju käima selle paragrahvi alla, et see on loomaabituse seisundisse jätmine, eks ole ju. Nojah, et ei tea, aga noh, tänapäeval õnneks ka sealt metsadest nad leitakse üles, nii et no ma ei tea. Et noh, igal asjal on omad küljed, aga see kiipimine ikka siis koerte puhul see on andnud tohutult tulemusi. Ja selles mõttes, et meil on vähemalt võimalus see omanik üles leida, sest kassid ju rändavad ka siin autode ja ma ei tea mille kõigega, et meie pooltund on täiesti märkamatult möödanud, aga ma tahaksin paar asja veel sinu käest küsida ja need on need näpunäited, sellepärast, et tõesti see, ma lähen nagu jälle mõõdukalt vihaseks, kui ma näen sotsiaalmeedias neid selliseid apikarjeid, et oi, siin kuskil mingi koer jookseb ja mida teha. Ühes küles on see tore, et see pannakse üles, sellepärast, et võib-olla ei olegi midagi muud vaja ja omanik teab, kus kandist otsida. Juba ja saab kätte ja see on tore. Aga kui see jääbki ainult selleks hüüdjaks hääleks Facebookis, siis ma olen hakanud tegema sellist asja, kus ma kasutan teie lehekülge, kuna teil on seal väga ilusti need valdade kaupa ära toodud, et kes vastutab hulkavate loomadest antud kohalikus omavalitsuses. Ja ma olen hakanud sinna panema neid kommentaare ja tõesti selle valla ametniku telefoni ja nimega, et võtke ühendust, see on tema kohustus, eks ole ju. Et noh, Tallinnas on üldiselt nii, et me ei pea hakkama seal Tallinna linnavalitsusega suhtlema, vaid saab helistada kohe teie infotelefonile ja ma saan aru, et teil ka on suhteliselt 24/7 see valmisolek neid loomi päästa, eks ole. Meil on võimalus, jah. Ja, aga see tähendab siis seda, et kui ma nüüd sõidan koju ja näen Kalamajas näiteks seal kuskil mingi tulkuvat koera, kas ma helistangi või ma peaks teil, samas jälle see koer on võib-olla juba ei tea kus, kui teie see auto kohale jõuab. Ja tegelikult ega me auto ei sõidagi välja seda looma püüdma. Osad inimesed arvavad ka, et näed, varjupaik nüüd püüab seal neid loomi ja kasse, eriti just hulkuvaid kasse. Me püüame tõesti hulkuvaid kasse sellisel juhul, kui meil kindlasti ei ole püügipuurid väljas kuskil avalikes kohtades. Püügipuur on meil väljas kellegi palvel ja kellegi vastutusel, kui minu paraku on ka tõesti neid, et naabrikass käib minu hoovis, mina ei taha ja naabriga ja rääkimine nagu ei anna tulemust, siis jah, tõesti ta tellib selle püügipuuri, aga seda koera, kes seal on ja nii edasi, seda peaks ikkagi olema kuskil nagu kätte saada. Et me tavaliselt väga paljud ütlevad ja helistavad, et teate, et meil on siin üks koer jookseb ringi, et me ei saa paraku sellega nagu midagi teha. Pigem on see, et kui ta on kuskil kinnises kohas, et siis me saame tõesti minna ja aidata teda nagu autosse saada ja kinni võtta. Aga kui see loom on täiesti vabalt lihtsalt ringi jookseb, siis peaks nagu, kui ta on vähegi võimalik ja kui kui te julgete, et kui ta on mingi kas enda juurde
meelitada, kui tal on mingi rihm, ja julgete vaadata rihma, siis teda lihtsalt nii kaua kinni hoida, sest rihma küljes vahest on, vahest ei ole mingid omaniku andmed, mis paraku muuseas ka see registreeritud kiipide puhul on väga palju seda, et need andmed on vananenud, et telefon enam ei tööta, ei vasta. See on eksi eelmise naise, venna, tütre, koer, et selliseid asju on küll ja küll, et pigem oleks nagu kuskile kinnisesse kohta võimalik. Või siis, et kui on tõesti selline, et istub bussipeatuses ära ei lähe, eks ole ju. Siis sinna tuleks nagu kutsuda. Samas, kui ta tõepoolest ei lähe ja on seal mitu tundi istunud. Külm, vaata, meil on praegu väga külm, eks ju. Et ma olen ka mõelnud, et siis tuleks ikkagi katsuda aeda, kas või siis aeda saad sisse, eks ole ju, või kuskile mingisse kohta ja siis juba kutsuda, seepärast, et ma ei eelda ka, et te nüüd saate siis kimada mööda tänavaid ja siis neid nagu taga ajada. Aga samas jälle, et selliste külmadega, et see loom nüüd väga kaua kusagil konutaks, et see on tegelikult nagu päris hull. Kui on loom kadunud, siis ma saan aru, et tuleb lihtsalt kammida kõik võimalike varjupaikade lehti. Ja sotsmeediat, eks ole, otsida sealt kaudu ja me ei hakka praegu pikalt rääkima ka sellest, kui tahad varjupaigast looma võtta, seepärast, et teil on teil kodulehel on teil üksikasjalik kirjeldus, aga tõesti, et minu jaoks on ka see, et see peab olema hästi-hästi läbimõeldud, et see vaene loom ei satuks täna siia, homme sinna, et ma olen hästi kaasa elanud selle Läänemaa Kikule, kes on seal ju väga kaua varjupaikade MTÜs on Läänemaal üks Kiku, kes on, ma ei tea, vist juba 4-5 aastat ja ma ise mõtlen, et äkki selle Kiku jaoks on see juba nüüd tema kodu. Kusjuures mina olen mõelnud, et nagu meil oli, mis ma rääkisin sellest vanemast koerast, keda me ei hakanudki reklaamima kuskil. See oligi nagu osa meie perest, selles mõttes, et kõik teadsid teda, kõik rääkisid temaga, kõik suhtlusid temaga. Hea küll, ta oli seal, tal ei olnud seda, just nimelt seda kintsu, kelle kõrval magada ja seal tugitooli. Neil on väga head pesad, me käime istumas ka ja teeme endale selles mõttes nende juures pesa, et see vanem koer magabki suurema osa päevast, eks ole, et kui ta saab seal ühe inimese asemel 10 inimeselt päevas paia ja tähelepanu, see on ka midagi. Et õnneks teil on neid praegu nii vähe, et teil jagub nende jaoks empaatiat, energiat ja pai käsi, eks ju. Loodame, et jagub ja loodame, et neid, kelle jaoks seda peab jaguma, oleks ikka kogu aeg ühe vähem, eks ole ju. Igatahes suur aitäh sulle, Triin, selle eest, mis sa teed. Aitäh, Tiina. Loomaarst taskus. Saadet lemmikloomade tervisest toetab Tiina Toometi kliinik.